tere, mu hea Valguse Tooja kanali kuulaja, vaataja. Rõõmsat kohtumist. Saame siin jälle natukene kaarte laduda ja mõtlesin, et täna siis vahelduseks teeme universumi sõnumid aprillis. Vaat sellise huvitava ladumise teeme, et aprill on just alanud, et vaatame, mis sulle oleks siis öelda universumile, et mis need sõnumid siis aprillikuus vajaksid võib-olla sinuni toimetamist. Ja loomulikult ole hea, kallis vaataja, sa sellest aru, et tegemist on üldladumisega. Kui kõik 100% ei resoneeru, no siis nii lihtsalt on, sellepärast et tõesti tuhandeid inimesi on vaatamas. Ei saagi kõigile üks ühele nagu minna, aga kindlasti võta see osa sellest ladumisest, mis sind kõnetab, mis sinuga resoneerub ja mõned taipamised ehk ikka saad. Aga kui kohe üldse ei resoneeru, no siis järelikult on selline lugu, ei ole lihtsalt sinu ladumine. Nii lihtne see ongi. Siis vali uus video või midagi muud. Ja variandid on siis nagu ikka 1., 2. ja 3., eks ole. Ma panen siis praegu 3. ja 2. variandi panen praegu kõrvale. Ja 1. variandiga ma alustan ja täna me teeme niimoodi, et ma panen kõigepealt kipperist välja kaardid, et siis küsida nüüd otseselt seda märgusõna sulle, esimese grupi vaataja. Märgusõna sulle ja kuldsele tarole, millele tuleks siis nagu keskenduda praegu. Nii, kaks kaarti kipperilt räägivad meile nüüd tegelikkuses siis seda keelt, et kui sa paned tähele, siis meil on 3 kolme. Kolmed on sellist tegevuste, algatuste, õppimise ja selline kaart. Et siin on ka pildil näha, et on üks selline ärimees. Ühelt poolt, eks ole, kontserni mingisugune juhtfiguur, et see on siis kahtlemata neile, kellel on tegemist mingisuguse äriettevõtlusega, on see siis suurem, väiksem ettevõte, on see siis aktsiaselts, on see siis osaühing, vahet ei ole, on see minu pärast viiendus. Ühesõnaga ettevõtlusega seotud tegevus on nüüd see, mis ilmselgelt nüüd aprillis tahab natukene nagu ülevaatamist või muutmist saada. Ja kui me kõrval vaatame seda jurisdiction'i kaarti, siis põhimõttelt see on nüüd nagu õiguse mõistmine ja kui me läheme siit selle sama kontserni ettevõtluse kõrvalt siia kõrvalkaardi juurde kohe, siis siin võib olla teil tegemist mingisuguste juriidiliste küsimustega. Juriidiliste küsimustega nüüd ettevõtluses, kas te olete nüüd sunnitud tegema mingeid ümberkorraldusi oma tööalases ettevõtmises või te olete ise saanud minu pärast kas koondamisteade, vallandamisteate, mis iganes, siis suure tõenäosusega te soovite seda vaidlustada. Mõnel inimesel on võib-olla juba kohtutee jalge alla võetud, et siis võib-olla siis tööle ennistamist taotleda. Ja teine seltskond kahtlemata on siin need, kui me näeme, et siin kohtulaua ees on mees ja naine, siis teine seltskond on see, kellel on võib-olla siis kohtus vaja ajada kas siis ühisvara jagamise asju, lahutuse asju, laste hooldusõiguse asju, midagi, mis aprillis tahab kindlasti nagu toimetamist saada. Küsime ja vaatame, mida siis kuldne taro nüüd siia lisaks ütleb nendele 2 kaardile, mis siis nüüd juba nagu laual on. Et vaatame, mida siis kuldne taro ütleb siia juurde. Nii, kuldne taro ütleb nüüd tegeliku
tegelikkuses tõesti seda, et alustades siis sellest saatuse rattast, te olete mingil määral niisuguse täiesti saatust muutva sammu ees või siis saatust muutvat sammu tegemas või te olete jälle nii-öelda sama reha peal mitmendat ringi. Igaüks vaatab ise, et kas see on nüüd see, et sa oled jälle nii-öelda mingisuguse probleemiga silmitsi mitmendat korda. See tekitab sulle hirmu. Kuu on nagu hirmukaart, et mingil põhjusel see tekitab sulle hirmu ja üsna selge on see, et see lugu on natukene nagu hägune või segune ja tekitab vaidlusi. Sauade 5 ongi tegelikult just nimelt ettevõtlusega seotud, pigem ettevõtlusega seotud kui mingisuguse muu stihjaga. Ma tahtsin kontrollida, et mis ja kui palju, et mingil 30% võib see olla kindlasti ka suhetega seotud teema, aga rohkem tuleb siin läbi, et siin on ettevõtlusega seotud teema. Ja siin on vaidlused. Ja nüüd siit tuleb nagu välja karikate baas, ehk siis põhimõtteliselt need vaidlused lahenevad siis, kui sa üritad neid lahendada läbi armastava südame. Et sa natukene nagu näed mitte niivõrd oma õigust ja sa ei aja niivõrd võib-olla taga seda õigust, kuivõrd sa üritad olla ja teha objektiivse otsuse, sest mõõkade kuninganna kaalukaksikud veevalaja on tegelikkuses väga selline vaheda mõistuse, terava mõistuse, analüütilise mõistusega inimene, kes tegelikult on suuteline langetama õigeid ja õiglaseid otsuseid. Nii et ja siit lõpuks tuleb ju juurde veel tasakaalukaart. Ja nagu sa näed, see kuninganna osundabki käega siia tasakaalukaardile. Ehk siis pearõhk tulekski asetada sellele, et katsu hoida tasakaalus. Tunded, mõtted, leia armastava südame läbi kompromiss. Ja siia tahaks kohe Juura oraaklil nagu küsida, et mis sellel Juura oraaklil oleks siia nagu nõuandeks veel juurde öelda. Et see on hästi praktiline küsimus, mis praegu esimesel variandil nagu läbi tuli ja paratamatult Juura oraakel on parim minu enda autoritööna valminud kaardipakk, kus saab ikka sellistele argiküsimustele väga häid vastuseid tõmmata ja igal juhul igasugustele küsimustele. Et vaatame, mida siis Juura oraakel ütleb. Nii, Juura oraakel ütleb mida? Ja ütleb väga ilusasti, kas te saate aru, enam paremini ei saa ju rääkida, näed siis. Hoia eemale juriidilistest asjaajamistest, kui sa täpselt ei tea, kuidas asjale läheneda. Enam selgemat nõuannet ei saa olla. Ehk siis, kui sul on, kallis vaataja, kohtutee jalge all, nagu siit juures olevalt pildilt oligi näha, eks ole. Kui sul on see kohtutee jalge all, siis öeldakse, et kui sa täpselt ei oska, kui sa täpselt ei tea, siis pigem hoia eemale, et muidu saad kõrvetada, nii nagu kaktuse pealt. Ja teine Juura oraakli kaart, muide veel 1 3 tuleb välja, paned tähele. Su varjus vaenlane on väga tark ja väga kaval, sa pead pöörduma juristi poole. Kas sa märkad? Siin on 2 korda nõuannet, et siin tuleb juristi poole pöörduda, kui sa nüüd ise just jurist ei ole. Kaalukaksikud veevalaja on ka juristi sümbol. Ehk siis ka kõik inimesed, kes on seotud võib-olla ise, oled sa tähemärgilt kaalukaksikud veevalaja, aga võib-olla sa oled ise jurist. Siis kui sa oled ise jurist, siis sinule on siin nõuanne, et küsi veel kellegi arvamus nagu juurde. Et siin nagu tahetakse seda nõuannet anda, et ära ise torgi, sest ise me tihti oma asju ei näe nii selgelt, kui me võib-olla peaksime neid selles ajahetkes nägema. Nii et selline, vaatame, mida toob või mida ütleb lisaks veel inglitaro. Kas inglitarol on siia nüüd
veel midagi sulle lisada, et mis oleks see inglite soovitus selles situatsioonis, mis siin on nagu tekkinud. Näed, sinu plaanid vajavad korrigeerimist. Esmamulje on petlik, see on muide teine 7 tuleb, aga 7 on hea inglite toetuse kaart. Et sul on aprillis halb ajastus seda asja ajada, kuigi sul on kas kiusatus või minu pärast kohtukutse või tahtmine asja sisse anda või mis iganes, eks ole. Aga öeldakse niimoodi, et siruta oma tiivad välja ja lenda, ära alahinda iseennast, näita oma sõltumatust ja loomingulisust. Sinu loomingulisus ilmselt tuleb mängu sellega, kui sa näitad, et sa oled nagu suuteline olema selline sõbralik, loominguline, enesekindel, näed, siin on sõbralik ja armastav, intelligentne, väärikas. Kasuta oma loovat lähenemist ja originaalset mõtlemist, et sinus on tegelikult kõik sellised läbirääkija omadused on sinus, hea vaataja, kõik olemas. Nüüd ainukene, et kui sul on vaja juriidilist nõuannet või sul on tõesti vaja kohtusse minna, et sul on mingisugune kohtukeis, vaid siis sellisel juhul on küll see, et siis sa peaksid pöörduma kvalifitseeritud õigusabi poole, et ära siis ise pusi ja ära siis ise neid hagiavaldusi sisse anna ja ära lahmiga niisama. Nii, aga et mitte nüüd jääda sinna ettevõtlusesse väga kinni, paneme siis sulle nüüd lisaks ka võib-olla sellelt romantika ja armastuse inglitelt ka ühe väikese märgusõna, et mis siis selles vallas nagu sind ootamas on selles. Nii, siin on nüüd piiride kehtestamise soovitus. Ja tundub, et praegu ei ole sul väga selline armastusega ja romantikaga tegelemise aeg väga, sest siin nagu ütleb ka, et kõigepealt tuleb sul piirid kehtestada, sest suure tõenäosusega siin võib olla kas pereettevõtlusega tegemist, perefirma jagamine kohtus, ühisvara jagamine, rahade jagamine, ühesõnaga piiride kehtestamise soovitus on sulle. Ja romantikaga on niimoodi, et ühel hetkel, kui see nüüd siin mööda saab, eks ole, et aprillis ära siis väga suuri lootusi nüüd nii-öelda romantilistele suhetele pane. Loota ikka võib kõike, aga mõte on siis selles, et sinu fookus on hetkel nagu nendel argiasjadel praegu, et nendega peaksid tegelema, et sinu õige inimene sinu jaoks tuleb siis, kui selleks on täiesti õige aeg, et see inimene ei kao mitte kuskile. Ja tuleb, pane tähele, tuleb selline täiesti keemia, ehk siis tuleb inimene, kellega sul on väga tugev magnettõmme ja magneetiline tõmme, aga hoiatus tuleb ka. Lase nendel kontrolli emotsioonidel minna, et kui sa oled liialt kontrolliv, liialt võib-olla oma, ütleme siis, tahtmist läbi suruv natuur. Tihtipeale kipuvad inimesed, kui nad juba lähevad suhtesse tahtma, et teine inimene teeks seda, mida sina tahad, aga nii ta tavaliselt ei käi. Ehk siis nii, nagu sa selle kontrolli lahti lased, nii ka need asjad võib-olla lähevad paremini. Ja pane tähele, ikka finantsi ja karjääri asjad on praegu sul aprillis number 1 ja andesta ja vabasta, lase lahti oma kontrollivajadus ja siis lahenda oma nii-öelda karjääri asjad ära ja siis tegelikult hakkab minema tuleb ka õige inimene ja tuleb ka veetlus ja tuleb siis ka atraktiivsus uuesti sinu sisse. Nii et esimene variant, sina oled hästi tegus, kes sa seda vaatad praegu. Sinul on siis nii-öelda selline tegus aprill ja tegelegi sellega ja ära üritagi mitut asja korraga ajada. Nii et kui sa said nüüd siit natukenegi mingisugust juhatust või õpetust, siis
võiksid panna selle pöidlakese püsti ja võib-olla jagada seda videot, sest võib-olla nii mõnigi inimene tahaks ka natukene vaadata, mis tema elus toimub ja võib-olla tal on samad asjad ja siis ta saaks võib-olla samamoodi teada, millele see fookus tuleks täna panna. Nii, mina tänan sind, kallis esimese grupi vaataja ja liigun edasi nüüd teise grupi juurde. Ja paneme siis sellele teisele grupile ka nüüd kõigepealt Kipperi 2 kaarti. Kõigepealt Kipperi 2 kaarti ja küsime ja vaatame, mis on siis teisel grupil see sõnum, mida universum tahaks nagu aprillis edastada. No uskumatu. Kuulge, kõik on millegipärast hakanud nüüd ajama juriidilisi asjaajamisi, et see on nüüd küll huvitav. Kas te panite tähele, ma ju segasin ära selle kaardipaki täielikult ja esimene kaart on sama, mis esimesel variandil ehk siis kohtus käimine, juuraasjad on ajada, juriidilised asjad on ajada. Aga siin paistab, et siin ei ole tegemist mingisuguse kontserni või ettevõtlusega, vaid siin on huvitav see, et siin võib olla mõnel inimesel suisa kriminaalasjad kohtus ajada. No ma arvan, et neid on 30%, et need on need, kellelt on midagi ära varastatud. Ja võib-olla siis varga üle käib nüüd kohus või te plaanite anda asja kohtusse kellegi vastu, kes teie hinnangul on võib-olla ka tsiviilõiguslikult teilt midagi ära võtnud. See võib olla mis iganes, see võib olla omandiõiguse vaidlus, ehk siis see võib olla mingi asja väljanõudmine, mingi vindikatsioonihagi. Ühesõnaga, kui teil on mingi piirivaidlus mõne naabriga, ühisvaravaidlus näiteks oma abikaasaga, pärandivaidlus võib olla pärijatega, võib-olla testamendi tühistamine, teile tundub näiteks, et keegi on teie pärandvara kallal, kellel ei ole õigust seda üldse saada ja teil on tunne, et teilt võetakse nagu midagi ära. Et see kaart on laiem, pange siis tähele, see on varga kaart ja see tähendab nagu tõlgendamise mõttes tuleb seda nagu tõlgendada laiemalt. Et see ei ole nagu siit nagu pildi pealt on näha, et võetakse siit taskuur ära, aga seda tuleb tõlgendada siis tõesti, kuna meil on üle 1000 inimese vaatajaid, siis laiemas plaanis, kellel on siis mis tahes, ütleme, omandiõiguse või varguse või siis piiride kehtestamise või ühisvara jagamise või no mis iganes varade ja omandiga seotud küsimuste jagamine, siis aprillis on see kõige aktuaalsem. Nüüd, kui te olete ka venitanud seda protsessi, siis suure tõenäosusega võib väga paljudel see hetk nüüd kätte jõuda, et olge siis valmis sellega tegelema. See on nagu selles mõttes hea aeg, et ärge lükake seda ära kuskile, vaid sellega tuleb nüüd tegeleda, kui te olete ka mingi põhjusel selle kuskile ära lükanud. Nii, vaatame, mis on Arcanum Taro sellele siia lisaks ütleb siis, mis on need Arcanum Taro kaardid, mis siia juurde tulevad. Nii, Arcanum Taro kaardid tulevad meile rääkima, mida? Nad räägivadki kõigepealt seda, et siin võib olla tegemist, siin on isikute paljusus. Kui me nüüd näeme, siin on üks müntide kuninganna ja siin on mõõkade kuninganna, siin on karikate rüütel, siin on karikate paas ja siin on siis poodud mees. Ehk siis mõte on siis nagu selles, et siin võib olla 2 paari omavahel. Mul tuleb täpselt selline tunne või selline sõnum tuleb nagu läbi, et siin võib olla isegi paari suhetega küsimus. Et keegi oleks nagu kellegi mehe või naise ära varastanud, ka niimoodi tundub see olema. Ja siin juures on siis see, et keegi, kes nüüd on otsustanud siis oma suhte ära lõpetada, üks mõõkade kuninganna, kui sa oled kaalud, kaksikud, veevala ja tähtkuju inimene, siis sinuga on selline lugu, et sina oled nüüd ilmselt, ja kui sa seda ei ole, siis igal juhul 30% vaatajatest on need, kes on otsustanud ära lõpetada mingisuguse suhte.
ja mõte on siis selles, et see on nagu nii pikalt veninud, see poodud mees ütleb, et see on nii pikalt veninud ja kuskil ei ole liikunud, sest see müntide rüütel on selline paigalseismise kaart, siis nüüd on asi nii kaugel, et sellega tuleks tegeleda, et sa oled siiamaale nagu üritanud seda vältida, seda tegutsemist, aga nüüd sa oled nii kaugel, et sa nagu oled seda valmis tegema. Mida siis räägib meile karikate rüütel? Räägibki ühest nooremapoolsest, siin on üks on lausa paar, eks ju. Siin võib olla ka laste vaidlus, see on abikaasa ja ema kaart, müntide kuninganna, aga samal ajal on ta ka sõnni, neitsi ja kaljukitse isikukaart, juhul kui sa juhtud olema. Siis sellel isikul võib olla tegemist mingisuguse abielulahutuse ja lapse vaidlusega, nagu siin on selline tunne, et nagu kaks kolmikut on, et üks on siis ütleme siis juriidilise nii-öelda abielu lahutamise kaart võib olla, teine võib olla siis tundub nagu, et oleks siin laps vahel, kes armastab nii ema kui isa, aga ema ja isa on otsustanud siis lahku minna või jagavad siis näiteks laste hooldusõigust või ühisvara või midagi siin nüüd igal juhul kohtus käimist on. Ja isikute paljusus on ka, et võimalik, kui me rääkisime ka sellest, et siin on ka pärimiscase, eks ole, siis siin on täpselt sama asi, et siin on nagu palju inimesi, võib-olla on palju pärijaid või on palju pretendente, kes siis pretendeerivad sellele varandusele. Nii et selline sõnum tuleb siit läbi, aga vaatame, mida see juuraoraakel siis ütleb, et mida siis sellises olukorras nüüd oleks vaja teha. Parim, kes meile midagi üldse nõu anda saab, siin ongi nagu meie imetabane juuraoraakel, mida saab veel Apollo raamatupoodidest osta. Pärnust Riiamariist ja Mahemandalast saate veel osta juuraoraaklit, veel on olemas. Ja mina vaatan, mida juuraoraakel siis täna teile nagu soovitab. Nii, kõigepealt ta ütleb sulle kohe, mida iganes sa oled välja mõelnud täna, et sa oled õigel teel. Hoia sama kurssi ja ära kaldu kõrvale. See on kohe esimene asi. Nii, teine kaart, mida juuraoraakel ütleb ja ütlebki nendele ilmselt, kellel on siin näed vara jagamine, eks ole. Vaata, kui ilusasti ta räägib, see juuraoraakel, ta alati nagu annab nõu ja teda on nii hea võtta ka nendel, kes ei ole muidu võib-olla kaardiladujad, eks ole. Siin on nagu väga selged juhised. Kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Pane tähele, ära lähtu vaid materiaalsest kasust, kaaluga teisi aspekte. Nii et kui sinul on siin tõesti on abielu ennast ammendanud, sa tahad lahutada, siis aga võib-olla on see tundunud, et partner ütleb, et aga ma ei anna sulle lahutust, et enne ikkagi ma tahan saada seda maja või seda autot või annad suurema osa mulle või kindlasti on siin inimesi, kes on elanud nagu vabas kooselus, ei ole abielu registreerinud ja siis nendel võib-olla tuleb seltsinguseaduse järgi asju ajada, see on väga keeruline, eks ole. Ja mida siis juuraoraakel nagu soovitab, ta soovitab, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab, ära lähtuvaid materiaalsest kasust, kaaluga teisi aspekte. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kõrvalt kaart tuli kohe seda meile nagu selgitama. Kokkuleppimine on ainuõige lahendus ja tagab sulle pehme maandumise. Ehk siis, kes iganes sa täna juba oled kohtus või lähed kohtusse või plaanid kohtusse minna, siis tegelikult esimese asjana soovitab kaart täna katsu asjas kompromiss saavutada. Ja kui sa seda kompromissi nüüd ise ei oska saavutada, siis on alati selge see, et võta endale mingisugune vahendaja, jurist, keegi, kes sind aitab, minu pärast sa võid minu poole pöörduda, kui sa soovid. Et mõte selles, et
et ma tegelen ka juriidikaga ja ma saan ka sind aidata. Nii et ühesõnaga mõte on selles. Kõige parem lahendus on alati kompromiss, kui pooled saavad omavahel teha selle kiriku keset küla, mitte lõpmatuseni kulutada kohtuuksi ja lõpmatuseni vaielda. Ja vaatame, mis Ingrid Aro siis ütleb kõige selle peale. Näed, kõigepealt ta ütleb niimoodi, räägi enesekindlalt oma mõtetest ja küsi nõu professionaalidelt. No see on täpselt see, mis ma just ütlesin ja sama tuli kaardiga välja. Et viia oma vaimsed ja emotsionaalsed kaalutlused nagu tasakaalu. Et sa oled, näed, siin tuli sellele mõõkade kuningannale tuli tegelikult ju partner, eks ole, mõõkade kuningas, ehk siis õhukuningas. Särav, objektiivne, professionaalne, diplomaatiline, ehk siis ta kinnitab üle seda, et sinus on kõik need omadused olemas, et teha selline kaalutletud otsus ja siis sellele järgneb ükskõik kas selle partneriga või mingi järgmise partneriga väga õnnelik pereelu, rahaline kindlustatus ja lihtsates asjades ka maagia nägemine. Ehk siis kui sa nagu hakkad vaatama, et võib-olla sa lased lahti mingisugusest suuremast tampsust ja see tuleb kindlasti sinu juurde tagasi hoopis teisi teid pidi võib-olla. Ja võib-olla sa leiad sellise kompromissi, mille peale sa nagu täna ei ole üldse tulnudki, kui sa võtad endale esindaja, kes aitab sul võib-olla asju vaadata natuke erinevate nurkade alt. Ja tuli kuus tuli ütlema, et sellisel juhul on sul võit. Head uudised on juba teel. Avalik tunnustus, auhinnad, kõik sellised asjad. Nii et vaata, kui hästi kaardid räägivad, siin ei ole muud, kui lihtsalt võidki nii-öelda vaadata oma südamesse ja tunnetada, kui resoneerub, siis siin on tegelikult ilusti nagu juhised antud, mida teha, kuidas teha ja asu asja kallale. Nii, nüüd siis vaatame armastust ja romantikat. Kas sellel kõige selle vaidluse kõrval täna kohta on üldse? Vaatame korraks seda asja. Nii, siin ütleb kõigepealt, et valva oma südant. Ja ära usalda kõike, et mitte kõik ei vääri sinu usaldust, et nagu see on küll siin väike selline manitsus ja tegelikult siia kõrvale tuleb ju ilusasti selle väga õnneliku pere elu kõrvale, vabandust, võtan ühe looksu vett, väga õnneliku pere elu kõrvale, rahalise kindlustuse kõrvale ja kõik ei ole, mis kuld või mis hiilgab, eks ole, võib tulla ka kihluse kaart ja lihtsates asjades, kui sa seda maagiat näed, siis sulle tuleb tegelikult rahaline kindlustatus, võib-olla see tuleb läbi armastuse, sest armastus tuleb ruttu sinu ellu, et kuidagi nagu võluväel kui sa muutud ise pehmemaks ja sallivamaks, siis tegelikult kui sa ennast ei kaota ja oma head südant ei kaota selles raskes võitluses, me tihtipeale nagu kipume südamed siis kinni panema, kui meil on raske, eks ole. Ja võib-olla nii mõnigi inimene leiab endas üles sellise trotsi, aga kui sa vastupidi keskendud sellele, et sa just oled armastav ja kompromissialdis, siis võib just nagu juhtuda niipidi, et sellest kõigest saab hoopis üks suur tervendav teekond ja sa saad vanast taagast lahti ja sa saad tegelikult uude suhtesse ja see tuleb üsna ruttu. Siin öeldakse nagu, et ära sa lihtsalt kõiki usalda, kontrolli üle, võta endale esindaja. Kui sa oled sellega ühele poole saanud, siis põhimõtteliselt kohe on ka sinu poole armastuse inglid saatnud uued romantilised tunded. Ja nad on täiesti reaalsed. See ei ole enam mingisugune unistus, vaid sõna otseses mõttes sa saad minna selle uue partneriga, kellel siis juba on, kellel ta siis tuleb very soon ehk siis väga ruttu. Saad minna mesinädalaid veetma. Nii et selline lugu, teine variant, lõpp hea, kõik hea ja ega siis
pole pikemalt mõtet rääkida, minu meelest oli väga selge. Nii et kui ka sulle sobis, aitäh sulle pöidlakese eest, aitäh sulle like'i eest, aitäh sulle jagamise eest, aitäh, et sa oled minuga. Ja kõik minu isiklikud andmed ja soovi korral siis konstellatsiooni poole tulemine on kenasti kirjas video lõpus. Juuraoraaklid, nagu ma ütlesin, saab osta kõikidest Apollo raamatukauplustest, Riia Mariist Pärnust. Ja meie sinuga, teise variandi vaataja, kohtume jälle järgmine kord ja mina liigun edasi 3. variandi poole. Nii, ja vaatame, mis siis 3. variandi inimestele siis nüüd sõnum on aprillis universumilt. Ja päris naljakas, kui nüüd peaks 3. kord välja tulema Judictioni kaart, siis see on juba rohkem ka kui huvitav, eks ole. Igal juhul esimene, teine variant on raudselt väga tegusad aprillis. Vaatame, mis on 3. variandil. Noh, ma ütlen teile, töö ja veel kord töö, nii nagu vanasõna ütleb, enne töö, siis lõbu. Täpselt sama dünaamika on siin. Sama dünaamika on siin, et siin on lausa õmbleja pildi peal näha, et siin võib olla tegemist minu vaatajate hulgas praegu inimesi 2 sorti. Ühed on siis käsitöölised, kas siis õmblejad, tikkijad, teete mingisuguseid muid tooteid oma kätega, ma ei tea, maalite, mida kõike saab kätega teha, eks ole, istutate lilli, kasvatate taimi, kõik variandid, mida saab kätega teha. Ja teine on siis see, et need on need inimesed, kes töötavad kuskil kontsernis, ettevõtluses jälle, vaat teile tuleb mingi teade. Ja see on servapidi jälle natuke nagu teise esimese variandiga ka läbi põimunud. Teate, ma soovitan teil isegi kõik variandid läbi vaadata, sest mul on siuke tunne, et te olete 3 varianti täna kõik väga-väga sarnased. Aga kõigil on selline oma varjund nagu juures siin otseselt, kui 2 esimesel oli kohe näha, et kohtucase on sisuliselt laual või kohe-kohe on võimalik seda algatada või algatatakse, siis siin juures on praegu tegemist alles teate saamisega, et teile nagu näitab, et tuleb mingisugune teade töökohast, tööandjalt või tuleb siis, kui te olete CV näiteks kuskile saatnud ja kandideerite kuskile tööle, siis teile võib tulla praegu kuskilt ettevõttest tööpakkumine. Nii et erinevad variandid jällegi, aga kiri tuleb kuskilt ettevõttest. Vaatame, mida ütleb siis Rafaelite Taro sellele 3. variandile. Nii, kõigepealt on siin jah, tõesti ja sama lugu, et ei ühtki karikate kaarti selles kontekstis, et me saaksime rääkida, et siin oleks praegu laual mingisugused armuasjad, nüüd hetkel kindlasti ei ole, vaid Rafaelite toetab täpselt seda sama, et tegelikult ei ole nagu midagi pahasti, sest päike on väga hea kaart iseenesest. Aga siin nagu ei ole pahasti sellisel juhul, kui te järgite nagu reegleid ja traditsioonilisi vaateid. Et ülempreester on selline, kes nagu tahab, et jälgitakse reegleid, traditsioonilisi vaateid, tehakse kohusetundlikult oma tööd ja kuulatakse, allutakse hierarhiale, ütleme siis ülemuste korraldusi täidetakse. Ja siis nagu te näete, siia kõrvale tuli ilusti sellele prouale, eks ole, ma ütlesin, kes kasvatab lilli ja kes mida teeb. Siin on täpselt üks daam istutanud lillekese potti ja ootab nüüd selle viljade valmimist. Ehk siis tõesti, kõik tööga seotud asjad on praegu nagu mingisuguses stuuporis või seisakus, kuigi nad võiksid edeneda. Aga siin on nüüd küsimus, siin on mingisugune vaidlus. 70% jälle ma ütlen, et siin on läinud asi natuke nugade peale, sest mõõkade viis ütleb, et tegelikult võitlusväljal oled võitjaks küll sina koos lugemises selle sama ässaga.
aga ole nüüd hea, siin on nagu korvpallis, kiirus on mängu ilu, siin on praegu selline asi, et ära sa väga kiirusta, sest et 7 on siin, müntide 7 on ootamise kaart, rahulik kaart ja tegelikult sauade 7 siin ütleb ka, et see on selline oma piiride kaitsmise kaart, et sul nagu ei ole praegu vaja rünnakule minna, vaid sul oleks vaja tegelikult nagu kaitsta oma piire, oodata rahulikult, see on ka veel, müntide rüütel on ka veel ootamise aeg. Kui me räägime siin stiihijatest, siis ka ütleme maastiihija, see on ka rahulik, igatepidi oled sa käsitööline, muidu tööline, ikkagi teed rahulikult, tasakaalukalt oma tööd. Kedagi ründama ei lähe, võtad, analüüsid oma teated läbi, mis sa siis täpselt saad, kehtestad endale turvaliselt piirid, järgid ettekirjutusi, reglemente, korda ja siis tegelikult sul läheb nagu kõik hästi. Vot nii, aga vaatame, mis siis Jura oraakel siia juurde veel ütleb sellele Rafaelite tarole. Et kas siia on veel midagi nagu vaja lisada, midagi, mida sa peaksid veel teadma aprillis. Nii. Siin on nüüd, ma isegi hetkel ei suuda peast öelda, millal see täiskuu on, aga praegu on täiskuu kaart ja sulle öeldakse niimoodi, et prioriteedid paika. Sa vaata, kuidas jälle Jura oraakel kõneleb, no see on lihtsalt hämmastav. Mäletate, ma ütlesin, et osadel inimestel tuleb võib-olla kuskilt kontsernist või ettevõttest tööpakkumine, kes on CV-d saatnud. Ja mis siin ütleb siis Jura oraakel siia? Ära võta esimest pakkumist vastu, sind püütakse eksitada. No vaata, kuidas ta praegu täiendab, kuidas ta nagu täiendab reaalselt seda sõnumit. Ja teine, ära usu kõike, mida räägitakse. Kontrolli, kas süüdistusel on alust ja tegutse vastavalt. Vaata, siin on nüüd selline asi, et siin täiendused on nüüd need, et kui sa paned tähele, siis sul kästakse olla kaitsepositsioonil, eks ole, ma ütlesin, et kaitse oma piire. Siin mingisugune kisma lahti läinud või vaidlus või süüdistatakse sind milleski. Aga sina võta ja kontrolli rahulikult, seaduslikult kõik järele. Kui on vaja, otsi tõendusmaterjali, kuidas sa saad oma nii-öelda positsioonile siis kindlaks jääda. Põhiline on see, et sa ei lähe möllama, et sa ei lähe kaasa mingisuguste emotsioonidega, vaid sa võtad väga rahulikult ja tegutsed vastavalt tegelikele vajadustele. Ja mis siis tuleb? Siis sa oled peaaegu kohal. Külluse kallas. Ma ei tea, millal see täiskuu on, aga 28, 29 siin on need kuupäevad, ehk siis nii-öelda aprilli lõpuks tundub, et sa oled peaaegu kohal, sest sind saadab nüüdsest edu, küllus ja vabadus kõiges. Ehk siis suhteliselt selline perspektiivikas kaart, sest et näed, siin tulevad nüüd kuu ja päike välja. Kuu on ka taros selline mõtlemine, prioriteetide paika sättimine, võib-olla natuke mõned hirmud on, aga ära karda midagi, sest päike on tegelikult juba esimese kaardina väljas ja siin on ta peegeldub ka sinu mereveele ja näitab, et sa oled peaaegu kohal, et külluse kallas sisuliselt paistab. Vaat sellised lood sinul siis selle tööalase temaatikaga. Ja vaatame siis korraks, et kuidas siis armastuse rindel ka on, kas seal ka midagi on loota. Et praegu on nii huvitavalt nagu läinud see ladumine. Nii, armastuse rindel on niimoodi, et sinu ellu paistab, et tuleb mingisugune sõber või on sinu elus juba mingisugune sõber, keda sa võib-olla kas tähtsustad äkki üle ja arvad, et ta tahab sinuga armusuhteid. Aga tegelikult tundub, et see on siiski ainult sõbrasuhe.
ja tegelikult sinu ellu, ta võib olla ka sinu kaksikleek, sinu saatus küll mingil määral, aga hetkel see sõprusest kaugemale ei lähe. Kui te seda kaksikleegi dünaamikat nagu teate, siis te teate, et seal on tõukumise ja tõmbumise faasid ja hetkel aprillis on see faas, kus on ta praegu sõprussuhte tasandil ja selline mingisugune taasühinemine, võib kunagi tulla, aga millal ta täpselt, ei tea, aga mingisugune pakkumine sulle tuleb, teist korda tuleb. Et huvitav, et ta tuleb romantika tarost nagu ja siin on nagu kaks naist, eks ole. Üks teeb teisele pakkumise ja kui sa paned tähele, siin on ka naine, kes ootab seda pakkumist, ehk siis kui me räägime siin siis armastuse asjast, siis siin võibki olla, et keegi sõber, kellega sina võib-olla arvad armusuhet olevat, teeb sulle hoopis tööpakkumise. Ja see on sinu jaoks nagu saatuslik pakkumine selles mõttes, et see võib sinu elu muuta. See võib sinu elu muuta ja lihtsalt säilita nagu kaine mõistus. Ja tulevikus see tasub ennast ära. Et võib-olla sa nii-öelda siis spetsialiseerud selles mõttes ringi, et kuna näha on, et isegi armuelus on sul praegu ikkagi töö küsimused nagu esikohal. Vaatame, mida siis romantika inglid veel siia juurde ütlevad. Näed, ja nüüd tuleb pärast seda, kui saab jällegi need tööasjad nagu korda, siis on sinul väga võimalik nii-öelda siis leida see inimene või kohtuda inimesega või hakata suhtlema inimesega, kes siis teebki sulle võib-olla nüüd juba lisaks sellele tööalasele ettepanekule ka isiklikus elus romantilise ettepaneku ja kaardid soovitavad siis avada sul oma süda ja anda sellele võimalus ja sa näed, et see on küllalt tugev selline keemial põhinev suhe ja öeldakse, et tööta selle suhte kallal. Et võib-olla see on hetkel praegu tuleb läbi nagu, et see on kas nüüd platooniline suhe ühel osal inimestest, et ta ongi võib-olla sõprussuhe alles ja tal ei ole praegu veel aeg üle kasvada mingisuguseks romantiliseks suhteks. Aga peale seda, kui sa oma tööasjad nagu korda saad, siis tuleb ka sinu ellu nii-öelda romantiline armastus ja siis sa võiksid sellele anda võimaluse, sellepärast et see võib olla armastus kogu eluks. Tugeval füüsilisel ja vaimsel tasandil baseeruv partnerlussuhe. Vot sellised uudised siis aprillis 3. grupile ja mina jälle tänan. Ja kui sa tunned, et sa oled kimpus ja sa ei saa hästi hakkama, tule 26. aprillil Pärnu konstellatsioonide töötuppa, kas siis isiklikku tööd tegema või siis asendama. Igal juhul mina olen alati rõõmus kohtuma inimestega, kes on varasemalt käinud, kohtuma uute inimestega, kes ei ole kunagi varem käinud. Igal juhul ma tänan südamest, hea vaataja, et sa oled minuga, sest kellele ma neid ladumisi teeksin, kui sind ei oleks. Ja kõik minu andmed on ilusti video lõpus, need sa saad sealt kätte ja saad ka minu poole individuaalses küsimuses pöörduda. Ja täna ma soovin sulle ilusat, kaunist päikeselist päeva ja jälle järgmiste kohtumisteni.